tere teile sinnapoole ekraani. Nüüd on mul natukene pikem paus jäänud. Tahtsin küll juba laupäeval seda tundi teha, aga me läksime väiksele ringreisile matkaautoga ja samas ma tundsin, et ma ei taha vana tundi panna, et tahaks panna värske tunni. Seega hoian siis vanat tundi pikemalt ülevalt ja seda tundi ka pikemalt üleval. Et igal juhul loodan, et see sobib sulle. Ma enne seda tunni tegemist koristasin kappe. Ausalt öeldes ma isegi teadnud, et ma ei ole eriti kirjutaja olnud, aga ma leidsin päeviku, mida ma olen kirjutanud 31 aastat tagasi keskkooli või gümnaasiumi 11. klassis. Ja siis lugesin seda algusest lõpuni läbi, nii tore oli minna nagu ajarännakus tagasi, mingid asjad meenusid nagu täiesti selgelt kohe. Ja siis mõtlesin, milline kingitus on see, et 31 aastat hiljem, et ma ei tunne, et ma olen nagu midagi selle ajaga kaotanud, et ma olen ainult võitnud. Ja ma suuresti pean siin silmas seda, et minu lähedased on kõik terved ja kõigil läheb hästi ja isegi mu vanaisa on veel elus ja tervise juures. Ja vaatamata sellele, et me järelikult oleme lapsed saanud nii hilja, et meie vanemad täielikult on hea tervise juures, saavad nendega olemist nautida. Isegi praegu on nad kõik kolmekesi meie vanemate juures. Ehk siis teisisõnu tahan öelda see, et kui oluline on see, et me nagu seaksime iseennast esikohale, et me hoiaksime enda füüsilist tervist, et me toituksime teadlikult. Ja hästi oluline minu jaoks, et me mõistaksime seda, et see nähtamatu maailm, millesse võib-olla, mida on nagu peaga raske mõnikord mõista. Et kui me tunnistame neid sügavaid piiravaid mustreid, mis on meie süsteemis olemas, siis see tervendav energia on hästi nagu, kuidas ma ütlen, kaugele ulatuv, et see esiteks tervendab muidugi eelkõige meid, aga see tervendav energia liigub tahapoole ja see liigub ettepoole. Selline sõnum täna teile hommikusse. Teen täna siukse kerge külgi ja vöökoha pöördeid sisaldava seeria. Esiteks ma tegin seda eelmine nädal joogaruumis ja kuna see eelmisena tund valmib alles ära, siis ma tahtsin seda teemat jätkata, pluss ma arvan, et pärast jaani, kui me ikkagi võib-olla kipume natukene rohkem sööma ja võib-olla ka ebateadlikumalt toituma, siis et see on see seeria, mis aitab meil aitab seedida nii toitu kui toitaineid, aga ka kõike seda, mis varasemalt mingil põhjusel pole varasemalt saanud seeditud. Nii, tule võtta enda jaoks sobiv istepuus, toeta oma käed põlvedele või reidele ja pane silmad kinni. See on sinu aeg, nii et kõik muu lükka eemale. Ei ole midagi tähtsamat kui sina praegu. Nii et kõik muu saab see 65 minutit, 70 minutit ka ilma sinuta hakkama, sest siis sa kestad kauem. Et sa naudid elu palju sügavamalt, kui sa oled terve ja rõõmus. Ja siis toob fookus vaagna põhja ja leia üles muula panda, Udiana panda, 2 alumist energialukku, kergelt pikista pärakud, mõnatu istmik köbrudest ettepoole, tõsta vaagna põhja. Udiana panda kergelt, siis tekita see tunne, nagu sa katkestaks süganaba, alumist rollid selgrasuunas ja kergelt tõstad naba ülesse poole. Nii et kerelihastega kogu aeg ilusti toestad oma selgroogu, tõsta ennast peakroonist kõrgema läbi õlgu ja abaluid selgroost eemale. Ja siis alusta uudja hingamisega. Keele ots on siin ülehammaste taga, kergelt hoiad kurgu aktiivse ja nina kaudu ainult hingad. Nina kaudu sisse, nina kaudu välja. Kuna kurk on kergelt aktiivne,
siis sealt kaudu hakkab see ujja hingamise kohin tekkima. Kui sa tunned, et hingamisega on kontakt saavutatud, siis lähme alla vaatavasse koera. Iseenesest, kui see on olemas, sa võid võtta selle väikse joogaploki endale käeulatusse, võib-olla läheb vaja. Too oma keharaskus võimalusel rohkem siia päkkade peale. Sinu käsivarred rulluvad sissepoole, nii et sa pöidle nimetissõrme padjandit suunad mati suunast, õlavarred aga rulluvad väljapoole. Nii siit astuva hüppama kätte juurde, sirutama selg pikaks, sa võid tuua käed mati pealt lahti, välja hingumine ette kummardus, lase kukalga täitsa vabaks. Sisse hingates tuled ülesse, käed üle pea ja välja hingates samastiti. 4 päiksetervitust taad, kui tead, liigu omas tempos võid liikuda koos minuga. Käed ülesse, pilk ülesse, kõht sisse, ette kummardus. Tõsta ringkered, pane käed matile, astu plangu poosi ja too oma keha mati liigi. Üles vaatav koer. Alla vaatav koer. Saba jalga vahele, nii et sa teadlikult tõmbad oma alaselga kumeramaks. Ja sisse hingates astu kätte juurde, siruta selga ja välja hingates kummarda uuesti jalgadele lähemale. Sisse hingamine, kasva pikaks, käed üle pea ja välja hingates samastiti. Teine ring, käed ülesse, pilk ülesse, kõht sisse, ette kummardus. Selja sirutus. Pane käed matile, plangu puus, keha mati ligi. Üles vaatav koer, alla vaatav koer. Astu või hüppa kätte juurde, selja sirutus, ette kummardus. Kasva pikaks, käed üle pea ja samastiti. 3. ring, käed ülesse, pilk ülesse, ette kummardus. Pikk selg, astu või hüppa kätte kõverdusse ja too oma keha mati ligi. Üles vaatav koer ja alla vaatav koer. Nüüd järgmise sissehingamisega jälle tood oma jalad siia kätte juurde. Sama sissehingamisega hingad selja pikaks ja välja hingates tuled ette kummardusse ja tule üles. Ja samastiti. Ükskord veel, siis juba keha on soojem. Käed ülesse, pilk ülesse. Välja hingamine ette kummardus. Siruta selga. Astu välja hingates plangu poosi. See kõik on üks välja hingamine, kuni sa jõuad siia ringkerega mati ligi, üles vaatav koer, sisse hingates, välja hingates, alla vaatav koer. Ja astu oma kätte juurde, siruta selga ja välja hingates ette kummardus. Siis hingates tule ülesse, käed üle pea ja välja hingates samastiti. Natukene muusika kõvemini. Ja pane need päkad puust laiselt. Too oma käed üle pea,
vii käed sõrmseongusse, pööra peopesed ülesse. Tule praegu oma ülakehaga paremale ja too isegi vasak kand õhku. Nii et sa toetad ainult vasakut suurt varvast matile. Külgvenitus. Hinga. Siis hingates tule ülesse. Välja hingates haagi parem küünarnuks ja vasaku põle taha. Ja sa surud oma peopesi rohkem kere kestel ja suunas. Välja hingates vaata alla, siis hingates tuled ülesse. Käed sõrmseongusse, ülakeha vajub vasakule. Siis hingates tule ülesse, haagi vasak, küünarnukk parema põlve taha, pane peopesed kokku, vaata ülesse. Põlved jäävad paigale, ei liigu kuidagi parema põlvega ettepoole. Ja välja hingates vabasta, tule Ardha Utkatasanasse. Sa vaatad matile. Võimalused tõstad õlavarsi, istu sügavamale. Ja siit haagi uuesti oma parem küünarnukk vasaku põle taha. Sa võid panna uuesti käed palletasandisse või sa võtad näppudega ümber vasaku päkka, nii et su õlavars on siin põlve taga ja viid vasaku käe ülesse. Pilka ülesse. Ja vabasta uuesti Ardha Utkatasana. Haagi vasak küünarnukk parema põlve taha, pane peopesed kokku või siruta käsi ja siruta parem käsi ülesse. Vabasta Ardha Utkatasana. Nii ja siit tule ette kummardusse, võta suurtest varvastest kinni, suruma suure varba paida nüüd tugevalt vastu matti, sisse hingates too oma keha jalgadest eemale ja siis välja hingates tule ette kummardusse, lase kukalga vabaks. Proovi nõetuda natukene rohkem päkkade peale, jalgu lükata võimalusel sirgemaks, jõlad kerkivad siis mitte mati suunas, vaid lae suunas. Ja vabasta. Nüüd pista oma parem käsi jalga vahele, lase jalgu esijalgu põlvist kõveramaks, vii vasak käsi selja taha, kui saad, seod käed ja lükkad jalgu sirgemaks. Pilk läheb vasaku õla alt ülesse. Keskendu vöökoha pöördele. Vabasta. Vii vasak käsi jalga vahele ja too oma parem käsi selja taha. Võimalusel seo käed. Hästi ilusti kõht sisse ja sa pöörad vasaku poolst alumisroidid parema ree suunas. Ja sa vabastad. Nüüd siruta selga ja tule Malasanasse. Sa kükitad. Käed palete asendisse, ilus pikk selg. Kui sa tunned, et pead kandu tõstma, siis usalda keha. Ja siia ka veel kerge vöökoha pööre, siruta parem käsi seespoolt põlve paremale, vii vasak käsi ülesse ja kui sa siin juba vöökohas pöörad, siis sa võid jääda siia või sa viid parema käe ümber oma põlve, tood vasaku käe selja pealt vastu, seod käed ja vaatad üle vasaku õla ülesse. Vabasta käed, vasak käsi seespoolt põlve. Vasakule ja parem käsi ülesse. Pööra ennast vöökohast. Ja seo käed. Ja vabasta. Too oma käed palvete asendisse. Korraks selle pööra ennast otseks, siruta selga ja siia otsa nüüd Bakasana. Et kui Bakasanat sa varem pole teinud, siis see ei tähenda, et sa peaksid kohe tooma oma päkad mati pealt lahti. Lihtsalt nimed, sõrmed pöörduvad mati esiotsa suunas ja jälgi, et nimed sõrmed oleks õlavööd läbiselt.
nüüd sa lased käsi küünarnukkidest kõveramaks ja tood põlved kõrgele. Mitte see küünarnukkide juurde, võid kõrgele õlavarte peale, mitte küljega, võid otse. Ja alguse võid lihtsalt toetada ja vaadata ettepoole, et sa ei vaata käsi, vaatad ette. Siis võib-olla tood ühe päka mati pealt lahti, võib-olla teise. Need, kes on tugevamad, siis lükkad tasakesi oma vaagnat ülesse poole ja võib-olla sirutad siit jalad ka üles. Me tuleme samasse kohta tagasi, kus me alustasime ja siis astud või hüppad kätte kõverdusse ja teed vinyasa. Me kohtume allavaatavast koerast, võtta parem jalaga samm ette. Parem käsi läheb pahklu peale, vasak käsi sirutub üles. Vii see vasak käsi üle pea. Sa tunned kindlasti, et see külgvenitus läheb sügavamaks. Nüüd vasak käsi läheb matile. Vasak jalg tuleb õhku, Parivarta Ardha Chandrasana ja parem käsi sirutub üles. Kui saad, võta käelt raskust vähemaks. Too päkk matile, vii vasak käsi väljapoole oma paremat päkka, ilus vöökoha pööre, siruta käsi üles. Võimalusel aagi vasak küünarnukk siia põlve taha ja paneb biopesad kokku. See on Parivarta Trikonasana üks versioonidest. Pilk alla ja vasak jalg ülesse. Pane päkad kokku, põlved kokku, suru biopesi kere keskile suunas ja vaata ülesse. Pilk alla, vii käed üle pea, Ardha Utkatasana, aga seekord siis päkad ja põlved koos. Välja hingates ette kummadus. Sa võid panna käed matile, võid võtta ümber pahkluude kinni. Proovi lükata jalgu põlvist sirgemaks ja nõjatuda rindkerega siia oma jalgadele lähemale. Pane parem käsi puusa, tule vasaku jalaga võimalusel koos ülesse või sa tuled ülesse ja võtad näiteks vasaku käega vasakust põlvest, kui sa tahad lihtsamat versiooni. Vii vasak jalg vasakule küljele, pilk suuna paremale. Lase jalg lahti, käed palveta asendisse, too õlavööde ilusti puusde kohale, nii et sa ei vaju küljele ära. Too vasak päkk vastu paremat reitsa, võid käega aidata, et see päkk tuleks kõrgele siia reie peale. Käed palveta asendisse, puupoos, võrksasana, käed ülesse, pilk ka ülesse. Olen taga hästi kannatlik, et tasakaaluga on mõni päev nii, et seda ei ole. Ja see on ka okei. See on tasakaal, kui sa oskad sellega ilusti leppida, et see ei kiusa ennast. Lase nüüd vasak käsi alla ja pilk suuna paremale käele. Sa lähed siit külgvenitusse. Siis hingates tule ülesse, käed palveta asendisse, siruta parem jalg ette. Vabandust, see on vasak jalg. Vii vasak jalg taha ja seekord Ardha Chandrasana. Sa avad käed külgede peale, tood parema käe matile ja viid pilgu ülesse vasakule käele. Tule võtta väiksem samm,
vasak päkk kergelt pöördub väljapoole, parem päkk on otse. Katsu sirutada see vasakesi otse siit taevasse ja pilk viiga üles. Väljengates pilk alla, sisse hingates tule ülesse. Nii et õlad on puuste kohal ja pööra oma päkad paralleelseks. Pane käed puusa, hinga sisse ja välja hingates tule ette kummardusse. Pane oma käed õlavöödme laiselt matile, kui saad, jaluta käsi sügavamale, sinna rohkem päkkadega ühele joonele. Hinga korra veel sisse ja sel hetkel tõmba korralikult istmike ja proteinidest eemale, nagu häbemenust eemale. Nii kui sa seda kolmnurka seal teadlikult suurendad, siis ette kummardus on sul lihtsam, võimalusel võid panna pea matile. Õlad ülesse. Küünarnukid võimalusel hoia seal oma randmete kohal. Ja siit lükka käed sirgu. Ja sinu parem käsi jääb näo alla ja vasaku käe viid otse taevasse. Ja siuke lihtne vöökoha pööra. Vabasta. Nüüd vasak käsi läheb sinu paremale pahkluule ja siruta paremat kätt üles. Nüüd saad natukene minna sügavamale, kuna käsi ei lähe enam otse taevasse, võid selja taha. Ja siis vii see käsi ümber oma vasaku reia. Võib-olla sinna põlve suunas rohkem kui keha lubab. Ja vabasta. Tule võtta mõlema käega veel oma vasakust pahklust. Ja kõigepealt pööra parema pool salumised hoided siia vasaku reie suunas ja siis kummarda ette. Vabasta. Nüüd pööra siit oma kannad sisse ja päkad välja, sa kõverdad jalgu. Utkata konaasane algade asend, parem käsi jääb näo alla ja vasak käsi vii üles. Siis vasak käsi läheb selja taha, ümber sinu parema reie või lihtsalt selja taha on ju. Ja nüüd tule õlavöödmega ülesse ja vii vasak käsi, parem käsi oma vasakule reile. Pilk selja taha. Toeta parem küünarnukk paremale reile, vii vasak käsi üle pea, püsi. Vasak käsi läheb selja taha, võimalusel paremale reile ja parem käsi üle pea, kalluta ennast vasakule. Too ennast otseks, käed palvete asendisse. Nii ja lükka oma jalad sirgu, vii käed ülesse. Ja pööra ennast näoga mati esiotsa suunas. Nüüd puus on otse, siis võid viia käed selja taha nii, et võtad küünarnukkidest kinni, aga kellele sobib, siis käed palvete asendisse. Hinga sisse, ilus pikk selg, vaju oma parema jala suunas, sa hoiad jalgu sirgena. Vabasta käed, pane käed matile ja siia otsa nüüd vinjas. Pane korraks põlled matile, väike puhkepaus siia vahele. Kui nüüd pea peal seis on sinu poos, siis tule minuga koos pea peal seisu. Kui pea peal seis on täiesti võõras sinu jaoks, mina kohe pea peal seisust ei alustaks. Näitan pärast alternatiive. Aga siis sa võid tulla lihtsalt turiseisu. Või tulla selja peale ja tõsta jalad ülesse. Nüüd käed sõrmseungusse, vii õlad teineteisest eemale, lükka kael pikaks, õlgu surud üles kaelast eemale ja tood ennast üles. Kõht sisse, õndralu jalga vahele. Ja kui sinu keha lubab, siis sa võid lükata pea õhku siit. Tasakesi hästi rahulikult. Selga ei tohi vedelaks lasta, sest muidu sa kukud üle.
ma püüan tulla kogu aeg kõrvadega vähe rohkem õlavate vahel. nii ja siit tule alla. Korraks jälle puhkame. Ja siis teeme selle kõik teisele poole ka. Aga me kohtume kõigepealt alla vaatavas koeras. Suuna pilku nabal, anna kuklale vastu painutust. Ja too vasak jalg ette. Parem kand pöördub sisse, vasak käsi toetub pahklu peale, parem käsi üles. Parem käsi üle pea, nii et peopesa vaatab mati suunas, aga õlga tõmbad alla. Parem käsi matile, Parivrta Ardha Chandrasana. Parem jalg õhku, ilus vöökoha pööre, käed võtad võimalusel raskust vähemaks. Tule võtta väiksem samm taha. Parem käsi väljapoole sinu vasakut päkka, Parivrta Trikonasana, ilus vöökoha pööre. Haagi küüranuksi ja põlve taha, suru peopesi kere keskele suunas. Pilk alla, too parem vasaku päka kõrvale ja pilk üles. Ardha Utkatasana, pilk alla, käed üle pea. Ette kummardus. Nüüd vasak käsi puusa ja sa tuled parem jalaga koos vaikselt üles. Või tuled püsti ja võtad põlvest kinni. Kui keha lubab, lase jalal kerkida. Jalg liigub külje peale, sinu pilk vasakule. Lase jalast lahti, hoia oma käsi Parivrta asendis. Too back vastu reit. Käed Parivrta asendisse, Vrksasana, puupoos. Vaikselt liigud kätega ülesse, pilguga ülesse. Lase käed külgede peale, pilk suunab koheselt vasaku käe poole ja parem käsi hakkab liikuma vaikselt alla parema põlve suunas. Kui saad, too peopesa või ranne või küüranukk sinna põlve ligi. Tule too keha otseks, pane käed Parivrta asendisse, siruta parem jalg ette. Tulegi kaasanasse. Parem jalg tuleb alt läbi, pääsukese poos. Käed külgede peale, Ardha Chandrasana. Seekord vasak käsi langeb alla ja pilgu suunad ülesse paremale käele. Võta väiksem samm. Hüppe jalad sirgu, vasak
Back kergelt on suunatud väljapoole, et sa saaksid vasakut puusa tuua rohkem siia kandadega ühel joonele. Siis hingates tule ülesse, pööra oma päkad paralleelseks, käed on viidud külgede peale ja välja hingates tood käed puusa. Hinge sisse, välja hingates kummardate, seekord võta nimetissõrme ja keskmise sõrmega oma suurtest varvastest kinni, toeta pöidlad matile, jälle siruta selga, lükka jalgu võimalusel sirgemaks ja välja hingates kummarda ette. Küünad nukid rohkem seekord külgede peale, randmete kohale jälle, õlad üles. Tule ülesse, vii vasak käsi näo alla matile ja siruta parem käsi otse taevasse. Sikuta istmikköprust ennetist eemale, jalad sirged, aga ei lukusta. Vahetame käsi. Parem käsi tuleb vasakule pahkluule, vii vasak käsi selja taha ja võimalusel otsi selle vasaku käega üles oma parem riis või parem põlv või parem säär või parem pahklu. Ja vabasta. Nüüd võta mõlema käega paremast pahklust, hinga selg pikaks ja kummarda see ette parem ära suunas. Ja vabasta. Pööra kannad sisse ja siit vasak käsi matile ja parem käsi otse ülesse. Parem käsi läheb selja taha, otsib üles vasaku reie, vasak käsi tuleb siia parema reie peale, pilk üle paremale. Toeta vasak küünanukk reiele, vii parem käsi üle pea. Hoia parem puus all. Ja siit sisse hingates tule ülesse, nüüd vii parem käsi selja taha, vasak käsi läheb üle pea, kalluta ennast vasakule, hoia kindlasti vasak puus all. Sisse hingates tule ülesse, käed palata asendisse. Sisse hingates tule ülesse, pööra ennast otseks. Siit käed selja taha, võtad küünannukkidest või viid käed palved asendisse. Vaata, mis täna rohkem sinule sobib. Hinga sisse, jalad on sirgu, vaju kerge vöökoha pöördega oma vasaku jala suunas. Kellele see käte asend sobib, siis vaata, kas saad pöidla padjandeid. Lükkad rohkem kokku poole, sa tõstad küünannukke ja surud pöidla padjandeid rohkem kokku poole. Vabasta käed, pane käed matile ja tule teeme vinyasasi otsa. Ja siia otselle teeme puhkepausi. Me lähme uuesti pea peal seisu, aga seekord 3 punkti pea peal seisu. Ja põhimõtteliselt on nüüd küll nii, et isegi kui see ei ole varem teinud, sa võid proovida, aga ma ütlen, et see seotud kätega pea peal seis, mis me ennem tegime, see ei ole peakroonile ebamugav. Aga see võib olla, on mulle siiamaani, mis siis, et ma olen seda 16 aastat juba teinud. Aga sa pead oskama lükata õlgu üles ja sa ei pea tulema algul rohkem, kui tooma oma peakrooni matile ja jälgi seda, et sinu käelabad ja peakroon moodustavad kolmnurga. Sinu küünanukid on randmete kohal ja küünanukid ei vaju väljapoole, vaid sa lükkad ilusti pöidla padjaneid vastu matti. Õlgu lükkad üles, võid tulla siia, see tihtipeale inimestele juba alguses ei meeldi, nii et nad edasi ei tule. Või siis sa tuled ülesse, tood oma põlved õlavaarte peale siia hästi kaenlaugu ligi. Too suured varbad kokku ja proovi lasta endal siit vajuda. Tasakesi tagumikuga mati tagaotsa suunas ja vaata, kas sa saad peale mati pealt lahti. Võib-olla saad kohe niimoodi, et jääd püsima, võib-olla algul varbad tulevad matile ja siia otsa vinjasse.
too pilt nabale, kui me alla vaatavas koeras kohtume. Anna seljale, kuklale vastu painutust. Ja siit tõstame parema jala ülesse. Nüüd pikk samm Virabhadrasana jaoks. Põlv on pahklu kohal, käed võid ülesse, puusa pöörad otseks. Natuke tõsta puusa Virabhadrasana, parem käsi sirutab ette, vasak selja taha. Nüüd sa avad õlad ja rindkere ja puusa vasakule poole. Kui sa tahad lihtsamat poosi, toeta parem küünarnukk-reiele, vasak käsi üle pea või paned parema käe väljapoole päkka, võid kasutada klotsi käe all ja siruta vasak käsi üle pea. Pane vasak käsi sissepoole oma paremat päkka matile, tõsta tagumine kand kõigepealt õhku, pööra oma puus mati poole ja siruta parem käsi otse taevasse. Nüüd lase tagumine vasak põlv matile, tule sisse hingates ülesse. Kui sa saad, toeta parem käsi kannale või keera varvad alla ja toeta käsi sinna pahklu peale. Vii vasak käsi üle pea, rindkere tavad paremale. Ja siis hingates tule ülesse. Nüüd vasak kõlavars väljapoole põlve. Klassikaline viis Parivrtta Parsvakonasana jaoks. Võid kasutada klotsi siin väljapool oma paremat päkka. Võimalusel näpuotsad või käelaba matile või klotsile, tõsta põlve ja vii parem käsi diagonaalis üle pea. Ja vaata sinna parema käe suunas. Pane uuesti vasak põlv matile. Seekord toetad vasaku käe väljapoole. Vasaku käe vasakule kannale või keerad varbad alla ja viid parema käe siia üle pea, nii et sa pöörad rindkeret vasakule. Sisse hingates tule ülesse. Sirutama vasak ja parem jalg. Nüüd sinu valik, kas sa toetad parema käe või käsi varre matile ja sirutad vasaku käe otse taevasse, vaatad vasaku käe suunas. Parem päkk on püsti. Ja siit tule ülesse, kõverda oma parem jalg ja vasak kõlavars väljapoole põlve. Sa võid panna käed palvetasendisse, nüüd vasak põlv jääb matile või sa viid selle käe tiiruga ümber reie ja proovid oma käed siin reie taga siduda pilk üles. Vabasta. Tule too mõlemad põlved matile. Pane vasak käsi vasaku pahklu peale või kanna peale ja ava rindkere veel kord vasakule. Siis hingates tule ülesse. Nüüd vasak kõlg läheb matile ja parem käsi sirutab üles, jälgi puus ja põlvede kohale. Vii parem käsi selja taha, võimalusel ümber oma vasaku reie. Ja vabasta. Pööra rindkere mati suunas. Nii et sa lased oma südame võimalikult mati ligi, Anahatasana. Ja siit tuleb beebipoos. Nüüd selle seeria lõpus lähme parem jalg ees, käsi varst seisu. Nii et järgmise seeria lõpus lähme vasak jalg ees. Igal juhul me proovime teha mõlema jalaga. Ja kui sa loobid ise,
või oled seina ääres ja loobid ise, onju, siis sa lükkad õlgu kaelast eemale, kaela hoiad pika, vaatad oma näppude või isegi seina suunas alguses, onju. Ja parem jalg on see, mis juhib su ülesse. Kui saad, siirutad mõlemad jalad ülesse ja püsid siin 5, 6, 7, 8 hingamist. Rahulikult, lükates kogu aeg õlgu kaelast eemale ja pilk on pehme. Ja need, kes pole varem teinud, onju, siis kõige turvalisem viis on alustada nii, et sa tood jalad allad vastu seina, hoiad oma puusa põlvede kohal ja paned käsivarred matile. Vaatad matile, tõstad puusa üles, tunnetad, et päkkad tulevad esialgu siia puusa kõrgusele ja võib-olla siis sirutad parema jala üles, aga võid algul jätta ka mõlemad päkkad vastu seina. Aga see ei tule jalgadega kõrgele. See ei ole nagu plangupoos seina najal, vaid sa pead kogu aeg proovima hoida seda puusa õlakaarte kohal, mis teeb selle poosi tunduvalt raskemaks. Korraks puhkame. Ja siis teeme kõik selle veel teisele poole ka. Ja kui see püsti laseerija on tehtud, siis me teeme natuke istepoose. Nii et siuke ei ole väga intensiivne ja samas kindlasti juba praegu tunned oma külgi, vähemalt mina küll tunnen. Kuigi ma olen täna hoidnud ennast ettevaatlikult, sest ma eelmine kord, kui ma tegin joogaruumis eelmine nädal, siis natuke läksin, küljed ei ole mul kõige pikemad, läksin natuke liiga sügavale. Tundsin pärast nagu isegi mitte valu, aga siukest, et natuke nagu liiga olin teinud. Et seega võtan täna rahulikumalt. Tule alla vaatavasse koera. See on ka üks põhjus, miks ma alla vaatavas koeras alati puusa liigutan külje peale, et mul on lühikesed küljed. Vasak jalg ülesse. Ja piksan ette Virabhadrasana. Virabhadrasana B välja hinnates, vasak käsi ette, parem selle taha, tunneta, et käed on õlavöötme kõrgusel, õlad on all, kael on pikk. Vasak küll on nukas reele ja parem käsi üle pea või vasak käsi väljapoole päkka, ikkagi parem käsi läheb diagonaalis üle pea. Pane parem käsi matile, tõsta tagumist kanda ja siruta vasak käsi otse taevasse. Sa saada parem põlv kõrgemale. Nii et sa pöörad seeläbi puusa otsemaks ja nüüd kõht sisse. Pöörad natuke võib-olla veel. Ja nüüd parem põlv matile, võid keerata varbad alla, vasak käsi otsib parema kanna üles. Parem käsi üle pea, pilk sinna parema käe suunas. Tule üles. Parem õlavarst väljapoole põlve. Mina hoian vasaku käega reid kinni, sest kui puusa siserotatsioon on väike, on sellesse poosi natuke ebamugav minna. Valus ei tohi igal juhul kuskilt olla. Sa võid alati panna käed palvetasandisse või parem käsi väljapoole päkka ja vasak käsi diagonaalis üle pea. Pane parem põlv matile, vasaku käega otsid, nüüd sa otsid parema käega parema kanna ja vasak käsi läheb üle pea. Nii tegime. Ja tule ülesse, uuesti haagid parema õlavare siia jala taha ja võimalusel see käsi läheb siia riia alla ja sa seod oma käe. Pilk üles. Vabasta, vasak jalg sirgu, vasak käsi või käsivars matile ja parem käsi otse taevasse.
vabasta ja siit paned mõlemad põlved matile, vasak käsi kannale ja parem käsi üle pea. Tule ülesse parem õlg matile ja vasak käsi sirutab ülesse ja võimalusel läheb sinna selja taha. Ja nüüd pöörad ringkele mati suunas, Hanahatasana ja sikutad istmikõblusünnidest eemale. Ja beebipoos. Siit käsivaras seis, nii et vasak jalg juhib sind ülesse. See jalg, mis läheb ees, see läheb kohe sirgena. Kui sa viid vedelat jalga üles, siis on nii raske ise tasakaalu leida. Seina ääres on okei, siis see jalg otsib seina üles, aga siis sa jääd sinna seina sõltuvusse. Nii et kes täna veel ei julge loopida, siis täiesti okei on tulla nii, et jalad alad vastu seina, põlved on puusade all, käsivarad on matil, käed ei ole liiga laial, küünarnukid on kuskil sinu õlavöötme laiuselt, pilgu hoiad matil, võid lasta ka pea rippu, kui õlavöötmel on liiga raske. Jalad alad enam puustega ühele joonele ja võib-olla sirutad vasaku jala ülesse. Proovid lükata mõlemat jalga sirgemaks, aga ei kuidagi loobi siit poolt ennast seina küljest lahti, sest siin ei ole sul midagi seina taga sind hoidmas, nii et ole ettevaatlik. Me liigume nüüd edasi istepoosidesse, aga kõigepealt ikkagi vastupanutuseks alla vaatev koer. Siruta parem jalg ülesse ja tule läheme poolspagaati. Parem põld tuleb siia randmäelt juurde, sa lased puusa alla. Jaluta kätega vasakule. Ja see vasak reis rullub vastu, ehk siis sa ei lase vasakul puusal kerkida. Sa võid toetada vasaku käe siia reiele. Osad võib-olla saavad minna sinna sääre peale, kellel on nimepiirkonnas rohkem ruumi ja külgedes rohkem ruumi. Või siis isegi pahklu peale, kui on okei, siruta parem käsi üle pea. Aga sa proovid hoida vasaku puusa ilusti all. Nüüd pööra ennast otseks, too vasak õlg matile. Proovi hoida parem puus raske ja siruta parem käsi otse taevasse. Lase mõlemad käed matile, too õlavööde ülesse, vii vasak jalg ette. Parem kand kubeme suunas, parvrta ja Nutsirsasana. Et see ei ole ettekummardus, see on pöökoha pööre, nii et kõigepealt katsu viia vasak käsi selja taha ja võimalikult sinna sügavale parema reie peale. On okei jätta see käsi ka selja taha lihtsalt, aga sa keskendud vöökoha pöördel, sest mida rohkem sa vöökohast pöörad, seda rohkem ulatab sinu parem õlg ette. Ja võib-olla sa saad haarata päkkast. Kui see on palju, siis võta sääremarjast, pahklust, põlvest, kus iganes kinni. Vaata üle vasaku õla selja taha. Pööra ringkere otseks. Võta sealt kinni, kus sa ulatad, hinga sisse ja vaju vasaku reie suunas. Sisse hingates tule ülesse, pane vasak jalalaba matile, aga mitte vastu reit, päkk ei ole vastu reit, on ju. Peopesa suurune ala. Vasak jalg on aktiivne, vasak pööd on püsti, sa võid lihtsalt hoida vasaku käega paremast põlvest kinni või haagid selle küünarnukis ja põlve taha. Kui sul keha lubab, siis keera ennast veel sügavamale vöökoha pöördesse, vii see vasak käsi tiiruga ümber siit oma parema põlve ja seod käed. Vahet ei ole, kummas poosis sa oled. Sa hoiad alaselga hästi pikana, nii et sa tõstad enda naba ja õlad hoiad alla.
vabasta käed, pane parem käsi matile, võta vasak käega kas päkast või pahklust kinni. Proovi siit sirutada parem käsi selja taha, see peaks sobima kõigile. Kui saad, vasak jalg tuleb parema jala kõrvale. Pane vasak jalg matile ja too parem päkk väljapoole siia põlve. Uuesti, kas lihtsalt kallistad, oleneb sinu kehast või sa pistad selle käe siia väljapoolt põlve reia alla ja seod käed. Ja kui sa saad käsi siduda, siis siruta ka parem jalg, muidu jääd lihtsalt sinna püsima. Vahet ei ole, kummas poosis sa oled, sa vabastad ennast, pöörad ennast otsaks ja pöörad parema jala puusa siserotatsiooni poosi. Nii et parem kand tuleb siia puusa kõrvale ja sa pöörad ennast üle vasaku puusa ja paned kas käelabad matile või käsivarred matile, aga sinu parem puus jääb raskeks. Nii et kuna minul on puusa siserotatsioon hästi väike, siis ma päris küünarnukkidega päris alla vasakuga saan tulla, aga paremaga vist enda puus kerkima. Nii et sa hoiad vasaku reie sissepoole roteeruva, vasak päkk on püsti ja parema puus hoiad hästi ilusti alla. Lükka ennast ülesse ja nüüd ole ettevaatlik, sest siin on puusa siserotatsioon, mis teeb selle poosi tunduvalt raskemaks. Võid alati panna klotsi oma vasaku puusa alla, aga võimalusel võtad parema käega päkast ja sirutad vasaku käe selja taha. Just eriti ettevaatlik selle oma parema põlvega. Nüüd pööra ennast otsaks, too vasak kand siia puusale lähemale ja vii vasak käsi tiiruga ümber põlve. Ette kummardus nii, et vasak puus jääb matile ja hästi ilusa pika seljaga proovi langeda oma paremale jalale lähemale. Vabasta haagi parem küünarnukk siia põlve taha. Nüüd Marichyasana F. See on suht maksimum, kuhu mina saan tulla, aga kui sul keha lubab, viise parem käsi siit ümber põlve ja vasak käsi selja pealt vastu, seo käed kõigil on pilk pööratud üle vasaku õla. Kui tahad, siis võid panna klotsi siit ka puusa alla. Mõnikord klots on liiga palju, näiteks mul oleks klots liiga palju. See peaks olema siuke pool klotsi, nagu siuke peenike klots siis, aga ma ütlen, et ma ei näe sellest mingit probleemi, et ma jätan käe matile, kui sa tingimata tahad käsi siduda, aga sellest poosis ei saa, siis pane midagi puusa alla. Et oluline on selles poosis see vöökoha pööre, et sa pöörad parema poolt olmeisroided siia vasaku reie suunas. Kelle puusa siserotatsioon on väike, siis sa ei toeta siin puusa korralikult matile. Nii kui sa hakkad käsi siduma, siis sa vajud ära ja see ei tee su kehale. Nüüd vabasta ja tule pööra oma jalad vabaks. Lähme navasanasse. Kui sa tahad lihtsamat poosi, hoia põlvedes kinni või hoia jalgu põlvist kõverdatuna, siruta ja jalad põlvist kõverdatuna, aga sirutad käed või siis tuleb täisversiooni, kus sa sirutad jalad ja käed. Ja kogu aeg tõmbada oma reisi kehale lähemale. Püsime siin 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1. Tee vinyasa vahele. Siia otsa lähme parem jalg ees, käte peal seisu. Nii et see jalg, mis juhib ja praegu siis võimalusel juhib parem jalg, siis tõukad vasaku jalaga ja parem jalg peaks tulema sirgena üles. Alumised roided ilusti sisse. Siis sa leiad tugevama poosi, kus sa tunned, et seda poosi polegi nii raske hoida. Saba on jalge vahel. Või siis pöörad ennast seina suunas, jalad all vastu seina, põlved on puustal, käelabad on vastu matti, õlavöötme laisad, nimed, sõrmed vaatavad otsa ja tuled siia, et päkad on mitte kõrgel, on ju.
Päkad on puuste kõrgusel, jalad sirgu ja võimalusel sirutad paremale ülesse või jätad mõlemad päkad vastu seina. Ja kui sa oled ära teinud, siis sa korraks puhkad. Ja siis teeme selle sama seeria veel teisele poole ka. Tule alla vaatavasse koera. Vasak jalg ülesse. Vasak põlv sinu vasaku randme suunas, ehk siis põlv pöördub kergelt väljapoole. Jalutad kätega kergelt paremale. Hoiad parema puusa hästi all ja võimalusel vasak käsi ülesse. Kui saad, kalluta ennast rohkem tahapoole. Pööra ennast otseks, seekord parem õlg matile ja vasak käsi otse taevasse. Ja käsi alla. Too oma parem jalg ette. Vasak kand kubeme suunas. Parem käsi teeb tiiru. Võib-olla ulatad need näpud siia reie peale ja vasaku käega otsid oma paremat jalga. Põlve, päkka, mis iganes sulle praegu selles vöökoha pöördes sobib. Peaasi, et õlavööde jääb võimalikult puuste kohale. Ja vabasta. Tule ette kummarlusse vaju siia paremale suunas. Ja tule ülesse. Marichyasana C. Vasak päkk matile. Vasak käsi selja taha. Parem käsi jääb kas nii, et sa kallistad põlve või küünarnukk on siin põlve taga. Või siis võimalusel seod käsi ümber põlve. Ja seod käed selja taga, pilk üle vasaku õla. Kindlasti vahet ei ole, millises versioonis sa oled. Sinu parem jalg on hästi aktiivne jalg. Reis kergelt rullub sissepoole. Vabasta. Parema käega võtad vasakust päkkast. Vasaku käe sirutad selja taha. Võid jääda siia. Või tood parema jala siia vasaku jala kõrvale. Püsi. Parem jalg matile, vasak kand väljapoole põlve. Haagid uuesti selle küünarnuki siia põlve taha. Või siis võimalusel pistad käe siit reie vahelt läbi ja seod käed. Ja kui saad siduda, siis siruta vasak jalga. Ja vabasta. Keera vasak jalg ära. Ja sa tuled vöökoha pöördesse nii, et sa paned paremale poole oma käelabad või käsivarred matile. Vasak puus on raske. Parem reis rullub sissepoole, ehk siis päkk ja vaju siia väljapoole ära. Tule ülesse ja nüüd ole ettevaatlik. Kui vaja, siis pane klots enda parema puusa alla, vii vasak käsi selja taha. Pööra pilk otseks, too oma päkk matile ja parem käsi teeb tiiru ümber su põlve, seo käed vaju ettepoole. Vabasta ja siit veel vöökoha pööre, haagi vasak küünarnukk siia põlve taha. Vaata üle parema õla, võimaluselt seod käed ja siis võimaluselt vasak käsi läheb ümber siit põlve. Ja nüüd vabasta oma jalad ja lähme navasanasse paadipoosi.
ja sa ristad pahklud, tee vinyasa. Ja vasak jalg ees käte peal seis. Hoia oma käed ilusti õlavöötme laiused matil. Vasak jalg juhib sind üles. Võid seina ääres ka teha. Kui sa oled ära teinud, siis me lähme alla vaatavasse koera. Ja pilguna panete rahulikult lõpuni. Ja siis astu hüppa käte vahelt läbi. Võta sügav arkiste. Nüüd, kui sinule see poos üldse ei sobi, sa võid midagi võtta natuke rõite alla, või põlvede alla. On need näiteks pleeditrulli või. Kõigepealt pööra ennast paremale suunas, lase vasak kõlg alla ja kukal vabaks. Siis hingates tule üles sama asi teisele poolega. Siis hingates tule üles parem käsivars või käsi matile, vasak käsi üle pea, nüüd on külgvenitus. Tule üles sama asi teisele poole ka või? Pätkad rulluvad püsti rohkem on ju, reied rulluvad väljapoole. Siis hingates tule üles. Nüüd parem käsi, käsivars matile. Ja siis tõstad vasakut kätt või siis kui sa saad, sa paned peopesed kokku ja lased oma parema õla matile, lükkad käsi küünarnukkidest sirgemaks. Ja sama asi teisele poole ka, kas vasak käsi, käsivars matile ja parem käsi üles või peopesed kokku ja lased oma vasak õla matile. Ja vabasta. Nüüd võta natukene väiksem nurk, 90 kraadi, natuke kerelihastele ka. Pane üks käsi ühele poole, teine teisele poole ja tõsta paremat jalga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nii, teisele poole ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Käed matile, näppu otsad matile. Proovime saada mõlemad jalad matile võtta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rohkem ei jaksa reetama krampi. Kui jaksate 10. Ja siis lähme selja peale. Ilusti täpselt ajastatud, pööra päkad püssi, tõmba parem reis rindkere suunas ja alaselg ilusti vastu matti. Lükka jalg põllust sirgemaks, too pea palun mati pealt lahti, ilus kerelihaste töö, vasakut päkka lükkad endast eemale, hoiame. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja pane pea ühega matile, jalg läheb külje peale. Sa võid viia sirge jala, sa võid võtta suurest varbast, jalga pisut kõverda või viid põlve.
ma isegi leian, et see suurest varbast ja pool kõverdatud jala külje peale viimine on parem, sest põlve viimine on enamikele liiga lihtne. nüüd too jalg üles, kõverda jalga ja too oma parem põlv siit puusa kõrguselt üle vasakule poole. Parem käsi sirutub siit õlavöötme kõrguselt paremale. Proovi nüüd tasakesi minna siin vöökoha pöördes sügavama, ilma et sa tõstaksid paremat kätt ega õlga. ja mõlemad päkad matil. Korraks kiigutad põlvi külje pealt külje peale. Jäta parem jalg sirgeks ja kallista nüüd oma vasakut jalga. Lükka jalg puljust sirgeks, too pea palun mati pealt lahti, kerelihaste tööhoia. Pane pea matile, jalg läheb külje peale või põlv läheb külje peale või võtad suurest varbast, hoiame. Ja siit kõverdad nüüd jala ja viid vasaku jala üle parema puusa, vasakut kätt sirutad õlavöötme kõrguselt vasakule poole. Kui puusa siserotatsioon on väike, siis tunned, et ühel hetkel see reielu pea käib täiesti vastu vaana, et siit ei ole võimalik enam sügavale minna. Ent siis on kompressioon ja sellest mööda või üle liikuda ei saa, siis peab leppima sellega, mis on antud. Ja vabasta. Päkad vastu matti, kiiguta põlvi külje pealt külje peale. Ja tänaseks on kõik. Et mitte nüüd selles mõttes täitsa kõik, et kõige olulisem poos on veel teha, aga seda palun tee ilma minuta. Et olla see oma ruumi hoidja. Et kogu aeg, et osata iseennast valida, iseennast hoida. Iseennast tähtsustada, sest see aeg on praegu selline, et me peame laskma lahti sellest, et me nuiaksime või vajaksime või hindaksime ennast selle välise väärtustatuse või tähtsustatuse najal. Nii et ole endaga kohal. Aitäh sulle. Namaste.